mingi muust kogu oli seljas ja käppa jälle tulid seal küpsise paki peal on näha, aga kurat neid teinud pilte. Et ka kefiiripaki seljada kiskus kotist välja, see oli terve tee oli täis seda seal, kus me matistasin. Ma katsusin kuidagi vabaks saada ennast. Soki seisund, ei tea, ja siis oli auto järsku, oli hästi ligidal, see siis hirmutas ta nagu minema. Nii palju mäletan, ta küsis, et kas kõik on korras, ma ütlesin, et vist on, et karu ründas. Eelmisel nädalal kulutulena levima hakanud lugu karust, kes meest ründas, ei toonud tagakäppadele mitte ainult väidetava karu, vaid ka kõik vastavad ametnikud. Sest lugu sellest, kas karu tõesti ründas inimest, tuli uurida. Iga sellist juhtumit, kus meile jõuab info suurkiske rünnakust, et me võtame neid tõesti äärmise tõsidusega ja lähemegi koha peale, et uurida ja selgitada välja täpsemad asjaolud. Kõnealuse juhtumi puhul paraku meil ei ole siiani õnnestunud konkreetse rünnaku osalisega siis ühendust saada, et ta meie pöördumistele päringutele ei ole vastanud ja senini ei ole ka meieni jõudnud ikkagi konkreetseid vettpidavaid tõendeid, et see rünnak seal aset leidis. Küll aga suhtlesime kohalike jahimeestega, kes tunnevad neid kohalikke olusid seal kõige paremini ja nemad hoiavad ikkagi sealsetel karudel kindlasti teravalt silma peal, et kui nad midagi märkavad, siis nad vastavad infot ka meile edastavad. Mees ise kinnitas, et karulugu on tõsi, ajapikku aga tekkis kõigil selles üha enam kahtlusi. Vaatamata sellele, kas karu ründas meest või mitte, on nüüd lahti läinud arutelu selle üle, kas meil on Eestis olukord karudega üle käte läinud. Hämmastas lihtsalt see, et kohe ilma nagu tõsiselt fakte uurimata asus jahimeeste selts ja jahimehed siis sellele poolele, nagu see oleks päriselt võimalik, ilma et oleks enne kontrollinud, aga nagu hiljem selgunud on, siis tegelikkuses siis see päris tõele ei vastanud, aga samas ei näe ka kuskil seal jahimeeste lehel või meedias nendepoolseid kommentaare väga, et vabandust, eksisime, vaid pigem üritatakse siis alati leida nagu põhjuseid, miks siis neid karusid tuleks rohkem tappa. Asurkond on nii suur, et nad lihtsalt ei mahu, et ressurss saab tegelikult looduses otsa, et mitte toidubaasi näol ei saa ressurss otsa, aga tegelikult saab elupaikade näol saab ressurss otsa ja tänu sellele siis hakkavad need kokkupuuted inimestega aina süvenema ja sagenema, et selles meie vaatevinkli lihtsalt tuleks karude arvukust piirata, ja küttimine on lihtsalt üks meede, kuidas arvukust vähendada. Eestis on praegu ligikaudu 1000 kuni 1200 karu. Viimase 20 aastaga on karude arvukus Keskkonnaagentuuri andmetel kahekordistunud. Värsked eelmise aasta andmed saadakse kokku selle aasta juulikuuks. Kui me räägime näiteks konkreetsetest otsestest konfliktidest inimestega, ehk siis niisuguseid rünnakuid inimesele, siis need ei näita siiamaani õnneks vähemalt mingit niisugust positiivset kasvu. Neid on alates aastast 2000 teada 7 juhtumit, nendest enamus on olnud niisugustes jahisituatsioonides, kus siis on karu eelnevalt haavatud. Mõned üksikud juhtumid on siis olnud niimoodi, et kus on niisugune juhuslik kokkusattumus tõenäoliselt siis nii-öelda karu kaitsereaktsioon. Selge on see, et kui karusid on rohkem, siis karudega kokkupuuted on sagedamad, me võime neid looduses rohkem märgata ja samamoodi ka nendega siis kokku puutuda, aga me ei näe siin sellist selget seost, et mida suurem on karude arvukus, seda suurem on ka rünnakute osakaal. Et eelmine aastagi tegelikult kuskil põllus tegelikult ma hõikasin karu ja karu tõusis 2 käpa peale ja nii ta tavaliselt teebki, et ta lihtsalt tõuseb ja vaatab ja fikseerib ära, et siis on tal nagu parem nägemine väljale, kes seal hõikab, fikseerib ära, et see on inimene ja ta lihtsalt taandus, et ta ei teinud ühtegi sammu minu poole. Et ma arvan, et lihtsalt igas olukorras tuleb jääda rahulikuks ja vaadata, kuidas see loom reageerib, et kui ta tõuseb, siis ei tohi kindlasti paanikasse sattuda, sellepärast nagu ma ütlesin, ta lihtsalt fikseerib olukorda, et ta lihtsalt tahab paremat ülevaadet saada. Keskkonnaagentuuri esindaja on arvamusel, et karusid tuleb küttida. Siiamaani ei ole karusid kütitud üle juurdekasvu määra. Peep Männili sõnul võiks küttida aastas ligi 110 pruunkaru. Keskkonnaameti poolt on aga tema sõnul lubatud küttida ligi 70. Kohus pani karujahi kinni, nii et kütiti 32 karu möödunud hooajal. Aga see ongi see, et karu on ju direktiivi 4. lisaliik, ehk siis rangelt kaitsetav liik kogu Euroopa Liidu territooriumil. Ühtegi erandit ühelgi Euroopa Liidu
liikmesriigil ei ole. See on keeruline jah, et otseselt nagu arvukust reguleerida. Mingi hetk ilmselt tuleb see piir ju ette, kus tuleb midagi teha, et kas seal on mingid, et mis peab juhtuma, kas siis, kui karu tõesti ründab inimest, et siis saab mingi erandi teha või kus kohas see piir võiks joosta siis või? Eks erandkorras ju saab ikka anda vastavalt sellele loodusdirektiivi eritingimustele saab ikka neid lube anda, aga need peaksid olema siis otseselt seotud nii-öelda või ka kaudsemalt siis kahjustustega või ohuga inimesele jah, et otseselt ei tähenda see seda, et mingi kahju on sündinud juba, vaid peab olema nagu tõendatav see, et see kahju tekkimise tõenäosus on väga suur. No loomakaitsjana ma kindlasti ei saa sellele hea pilguga vaadata, sest arvestades ju ei saa jätta kogu ökosüsteemi ja kogu seda, mis meil toimub metsanduses ja mujal, eks ju, ei saa jätta ju tähelepanuta. Et lahendama hakata seda kõike läbi metsloomade tapmise on üsnagi, ütleme niimoodi, et võhiklik. Kevad on käes, metsloomadel on poegimisperiood ning koos sellega on kaasas ka see aeg, kus nii vanad kui ka noored metsloomad palju liikvel on. Seetõttu võib üha enam metsloomi asulates kohata. Poegimisperioodil ja nii poegade, kutsikate kui järelkasvu nad kindlasti väga intensiivselt kaitsevad ja kui sinna vahele sattuda, siis võib iga loom rünnata, ka jänes rünnata ja ohtlik olla, et selles mõttes seal ei ole vahet. Aga kindlasti näiteks ka põdrad, et põdralehmad tegelikult väga intensiivselt, et nagu öeldakse, et kuidas see vanasõna oli, et kui lähed karujahile, siis valmistu aiglavoodiks, aga kui lähed põdrajahile, siis pane kirst valmis, et suur uluk ja tegelikult väga intensiivselt kaitseb oma poegi. Alles nädalavahetusel levis sotsiaalmeedias foto Suure-Jaanis jalutanud karust. Et metsloomad linna satuvad, seda juhtub tihti peale. Enamasti ei ole selles aga midagi imelikku ning eksperdid kinnitavad, et metsloomade arv asulates ei ole viimasel ajal tunduvalt suurenenud. Konkreetsetest rünnakutest meile hiljuti tõesti teateid ei ole tulnud, et see ongi võib-olla selline kõige värskem juhtum, mis seal Väike-Maarjas oli, aga tõesti see vettpidavat kinnitust ei saanud. Küll aga ikka saame regulaarselt teateid näiteks ilvestest, kes on mõne küla juures regulaarselt külastajad, aga seal me ka sageli saame teada need nii-öelda selle olukorra algpõhjused. Tihtipeale ilvesed käivad seal vabakäigu kasse noolimas, neid küttimas näiteks ja mõnel juhul ikkagi ka hunte kohatakse kuskil inimasulates. No siin tuleb kindlasti lahku viia see, kas linnades on näiteks suurulukid või rebased. Rebased on linna tingimuses täiesti normaalne nähtus. Nad elavadki linnas. Pigem ma tooks siia juurde selle, et inimeste teadlikkust tuleks tõsta, et meil linnas elavad ka metsloomad. Kui ikkagi suurkiskega kohtutakse, siis ei lähe temaga kontakti otsima, vaid just andutakse selg ees, hoitakse karust eemale, ei tehta äkilisi liigutusi ega muud taolist.